tere hommikust! Oleme oma asjadega jõudnud nii kaugele, et täitsa juba asjad nagu arenevad. Kindlasti väga palju on meil teha, sellepärast et me ei ole jõudnud väga palju lahti pakkida ja täna tuleb veel viimane kummut. Vähemalt me oleme midagi teinud. Potid, pannid läksid sinna ja siis jälle läksid meie fritüür, röster, paniinigrill. On praegult siis kruusid ja klaasid, on taldrikud, kausid ja igast muud stuffi veel ja kohvimasin ka. Siis kapid on nagu täidetud, igast meie rohud, värgid, särgid, siis siia alla said ravimid ja värgid. Siis siin on mingid šampoonid, dušikeelid, bla. Me panime sinna sükse väikse pingikese. Vaadake, kui nunnu ma panin siia sükse küünla, vetsuvärskändaja ja siis süke mõnus lõhnastaja, mille ma sain siis Home for You'st ja see on lemongrass, minu meelest sobib vetsu ideaalselt. See on kindlasti üks väheseid tubasid, mis pole mitte kuskile jõudnud, sest meil ei ole veel ühte kummutit, kuhu riideid panna. Poodi ja meie kõik väiksed nunnud-junžud, keda me ei ole veel jõudnud kuskile ära panna. Ja kontorituba on ka täpselt nii kaugel, et ma jõudsin eile siia kummutisse ära panna oma mingid meigi asjad. Nojah, siin väga suurt ei ole ka muutunud, aga muidu väga tore. Asjad edenevad, aga mul lemmikkoht meie kodus on ikkagi suur tuba. See tugitool on reaalselt kõige mugavam asi üldse, aga ma istun seal diivanil pole rohkem. Me oleme asjadega jõudnud nii kaugele, et Sander ja ta isa tõid täna kummuti, mis on mega tore, sest et võrreldes sellega siia ei mahtunud nagu mitte midagi sisse ja siia mahub ikkagi korralikult riideid, ehk siis meil on nüüd riiete jaoks see seal ja siis ikkagi peaaegu 2 riidekappi, siia mahub natuke vähem, sest siin meil on tegelikult rest ka veel. Nüüd ma hakkangi vaikselt riided sorteerima ja panen kõik asjad kappidesse, sest homme on vaja juba tööle minna ja mul reaalselt on need samad riided all seljas mingi viimased 3 päeva. Ma olen mega halb mingite süsteemide loomisel, nii ma ei tea üldse, nagu mul on 2 ülemist sahtlit ja kuidas ma panen sinna ära nagu oma püksid, särgid, pusad, bla. See on juba nii pingeline, nii et proovime. Ma sain enam-vähem nagu ühe nagu koti tühjaks. Ma ei oska neid asju seal panna. Ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud nagu sellist riidekapi lahendust. Pigem on olnud nagu selline, kus ma laon üksteise peale, aga siin on nagu sahtli sees. Ja mul on juba nagu paari pükse ja särgid. Kus ma teen siin, mis särk mul siin on? Okay. Ma hakkan vist rast alla andma, sest et mul on nagu 3 kotti lahti pakitud. Ja mu sahtlid on täis, nagu täis. Ja see on nüüd see hunnik, mis nendest kottidest üle jäi, mis ei mahtunud kappidesse. Siin on püksid, T-särgid. Ja siin on kampsunid, bluusid, jälle T-särgid ja siin on trenniriided siis kõik. Ja ma ei tea, kus ma need ülendast panen. Hakkan nutma. Okei, nüüd mingi pool tundi hiljem ma olen jõudnud siia. Et ma panin mingid suveriided kõik siin üles kotti ja panin need lihtsalt ära, sest mul ei ole nagu ruumi nende jaoks, sest siin on mul nüüd täis nagu mingid asju. Nendega ma veel mõtlen, mis ma teen ja need on kõik mingid spordisärgid, siis näiteks jalkasärk ja mingid siuksed asjad. Ja see tuligi praegult selline, siis saab nii närvi mind. Ja siis alumine selline. Tulin praegu poodis, ma katsun süüa teha. Ma mõtlesin, ma teen pastat täna õhtuks. Ma ostangi praegu makaroni ja kana. Ma olen nii väsinud peast. Loodan ma haigeks ei jää, siis mu pea nagu valutab. Täna on reaalselt nagu nii külm, et ma ei mäleta isegi, millal viimati nii külm oli. Aga kui ma hingan, siis nagu ninakarvad külmuvad ära. See riiete pakkimine tekitas mulle sellise stressi, sest mu riided ei mahu mitte kuskil ära. Nagu vihkan siiralt riiete sorteerimist. Aga nüüd ma kõnnin kodu poole. Õnneks pood on üli lähedal.
ostsin ka õli, ketšupit, sest meil neid asju üldse ei olnud. Ja Rimis olid need asjad praegu päris hinnaga. Teen kanapastat, panen karpi endale homseks tööle ka kaasa. Ja no siis lähengi magama juba. Esimene õhtusöök meie kodus. Cheers! Ja minu legendaarne kanapasta.